Tere kõigile emadele. Minu nimi on Aale Triinu ja ma olen Tuula ehk sünni- ja peretoetaja. Ja samas olen ma joogatreener ja just ka sünnitusjärgse jooga ja taastumise treener. Selleks, et toetada oma selga ja täpsemalt selja süvalihaseid, lülisamba sellist head rühti ja et selge oleks tugev. Selleks ma kutsun sind tulema kõhuli. Tuleme taas külg ees ja kui sa oled imetav ema, siis võib-olla sul on mugav võtta üks selline rull siia rindkere alla, et ei oleks rinnanäärmed liiga kokku surutud. Kuid seda pead sa ise tunnetama oma keha järgi. Samuti saad sa hoida rindkere natukene kõrgemal, kui sa tood käed endale peale toetuseks alla. Kas lõug on siis toetatud ristatud kätele või laup? Teine variant on, et sa proovid viia käsi taha, aga siiski ei tohiks olla siis sellist nagu tugevat survet rindkerele. Võib-olla peale 6. kuud imetamist ei ole ka enam võimatu neid käsi siin külje peal hoida. Aga esimestel kuudel tõenäoliselt sa tunned, et su rindkere on väga õrn ja vajab rohkem ruumi, siis jätad käed ette. Jalad on täiesti koos ja kannad on koos ja leian üles jällegi oma vaagnapõhja. Vaagnapõhja lihased on lihased, mis ulatuvad eest hääbeme luu küljest, seal kus on põiesulgurlihas, mida sa saad pingutada, nagu hoiaks pisjada tagasi. Sealt esiservast alates vaagnapõhja lihased ulatuvad üle kogu vaagnapõhja taha saabaluu juurde välja. Kogu selle vaagnapõhja ma nagu tõmbaksin kokku ja natukene nagu pea poole tõmbaksin teda. Ja koos sellega lüli samas sirutub, muutub tugevaks ja ma tõstan oma pead ja rindkeret. Ja lasen ennast siis välja hingates alla tagasi. Kas laup vastu ristatud käsi või lõug või lasen lõua maha või lauba maha. Sisse hingamise alguses pingutan vaagnapõhja. Kogu vaagnapõhja on tugev põiesulgurlihas ka ja tõstaks teda nagu pea poole, tõmbaks lülisamast pidi ülesse poole. Lülisamast sirutub, lõug tõuseb. Ja välja hingates lasen alla tagasi. Ja välja hingamise lõpus ma võin ka lõdvestuda täielikult vaagnapõhjani välja. Selleks, et sisse hingates taas korjata ennast kokku, teha tugevaks, surun häbeme luud natuke alla maa sisse, rindkere tõuseb. Ja jätka siis oma rütmis. Võib-olla on ka abiks selline ettekujutus, et sa hingad nagu pikki lülisamast sisse saba otsast ülesse poole. Välja hingates liigud ülevalt alla tagasi. Me töötame ümber lülisamba lülide olevate süvalihastega. Mitte nende suurte seljalihastega siin pinnal. Jätka ja tunneta, mis lihaseid sa kasutad. Öeldakse, et vaagnapõhja lihased on nagu süvalihaste ema või vundament või alus. Kui sa vaagnapõhja lihased õigesti pingesse saad sisse hingamise alguses, siis see iseenesest aitab käivitada õigeid siis lihaseid ümber lülisamba.
Ja proovid tasapisi aina kõrgemale. Leiad oma maksimumi. Ja siis jälle vähendad. Aga isegi kui sa ainult natukene tõstad oma keha, ei tõsta sa seda käte jõuga või suurte seljalihaste jõuga, vaid oma teadlikkusega liigud pikki siis lülisammast ja kasutad ka süvalihaste toonust. Ja loksuta natukene puusasid küljelt küljele, hästi pehmelt. Seda loksutamist nimetatakse kuldkalakese harjutuseks. Just kui kalasaba nii vabalt, nii mänglevalt, kergelt liigub, siis see jalgade pool, alakeha pool lõdvestanud täielikult. Alaselja, tuharalihased, reielihased, vaagna põhja kuni kandadeni välja. Tunnetan seda vaba lõdvestust varba otsteni välja. Ja ühe mõnusa ohkega keeran ennast siis selili lõbu lõdvestusse. Selili lamades võid tuua ka põlved kõveraks, kui sa tahad. Võib-olla on mugavam tunne alaseljal. Ja võid ka kiigutada natukene põlvi. Samuti võid sa tuua põlved käekarasse. Ja muidugi võtta alati lapse kaasa sellesse asendisse. Isegi 1,5-kuune beebi saab olla kõhuli toetatud ja säärte peale, ka sa ei saa väga kõvasti kiikuda, et siis sa oled tasakesti niimoodi hoiad teda. Selles asendis, kui sa oled ükskõik, kas siis oma pisikesega koos või niisama üksi, ära tõsta pead õhku maast, jäta pea alati maha. Ja ilma lapseta saad sa teha siin siis ka suuremaid ringe põlvedega ühes suunas ja teises suunas. Või lihtsalt kiikuda küljelt küljele. Või tõmmata põlvi isegi kaenlaukude poole, nagu kallistades haarata ümber oma keha kinni ja tänada oma keha. Võid siin liigutada varbaid, konksutada, ajada harali. Pahkluid liigutada, teha ringe. Tunnetada kaela, pead, tänada kogu keha. Ja võid ka natukeseks lihtsalt selili lasta endal lõdvestuda Shavassanas. Joogalikus lõdvestusasendis, kus sa lased igal kehaosal eraldi puhata ja pea ja kael on ka vabad. Kui sa oled puhanud, siis üles tuled sa alati külg ees. Vähemalt 6 kuud peale sünnitust. Ja juhul, kui on tegemist diastaasiga ehk kõhu-sirglihaste lahknevusega, siis tegelikult on vaja võib-olla natukene rohkem tööd teha just selle kõhu süvalihaste poolega, millest me alustasime, aga kindlasti ka vaagnapõhja ja selja süvalihastega. Ja siis võib-olla on vaja natukene kauem seda külg ees üles ja alla tulemist praktiseerida oma elus.
alles siis, kui kõhu süvalihast on saavutanud hea tugevuse. Ja eks need harjutus on veel, millega seda teha. Siis ühel hetkel loomulikult sa võid ka niimoodi otse selili alla minna. Aga see ei ole esimene asi, mida teha sünnitusjärgselt ja kindlasti ei ole need tavalised kõhulihaste harjutused, mida me mäletame kooli kehalise kasvatuse tunnist, sellised istesse tõusmised või jalgade tõsted. Need ei ole need harjutused, mis siis tegelikult aitaksid meid sünnitusest taastumisel. Aga mul on hea meel, et sa vaatasid seda videot ja ma usun, et sa said enda jaoks midagi uut teada, nii-öelda kõrva taha panna, mida kasutada ja julgustan sind iga päev läbi tegema need 3 harjutust. Ja kui mõni päev jääb vahele, pole sellest muidugi midagi. Aga need aitavad sul hästi tagasi saada sellise tugeva tunde oma kehas ja toetavad kindlasti sind emaks olemise teekonnal.